Suuremate kristlike uskondade kõrval tegutseb Eestis ka terve rida väiksemaid kristlikke osaduskondi. Kes nad on, seda järgnevalt vaatamegi. Mina olen kirikuloolane Priit Rohtmets. Heidame järgnevas loengus pilgu 9 erinevale osaduskonnale. Nende hulgas on nii vanemaid, lausa 4. sajandist pärit uskondi, kui ka uuemaid, nooremaid 19. 20. sajandist pärit osaduskondi. Nende hulgas on nii suuremaid, lausa 32 kogudusest koosnev Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, aga ka väiksemaid koguduste liite ja ka Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse kogudus, mis tegutseb ja on registreeritud üksikkogudusena. Ja just sellest, kui ka kõige vanemast väikesest osaduskonnast me alustada saamegi. Eestis alustas Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse kogudus tegutsemist küll alles 1993. aastal, aga osana Armeenia Gregoriaani kirikust ulatub selle kiriku ajalugu tegelikult 4. sajandisse, kui ta siis esimestena riigikirikuna kristlike kirikute seas rajati. Nii et väga vana ja auväärse ajalooga kirik, millel on 1 registreeritud kogudus ja 3 kogudust Eestis kokku tegutsemas ja peaasjalikult, nii nagu üle maailma, koondab see kirik siis armeenlasi, kes kuuluvad Armeenia diasporaasse ja Eestis on koguduse liikmeid umbes 2000. Tegemist on Eestis võrdlemisi uue kogudusega, siis ajaloolist kirikuhoonet neil ei ole ja teenistusi peetakse luterlikus Tallinna Jaaniseegi kirikus. Vanausulised on samuti pika ja väärika ajalooga uskond. Nende ajalugu viib meid 17. sajandisse, kui 1654. aastal algatas Moskva ja kogu Venemaa patriarh Nikon Vene õigeusu kirikus reformid, mille eesmärk oli viia Vene kiriku liturgia ja tavad vastavusse toonaste Kreeka jumalateenistusraamatutega. Selle tulemusena viidigi kirikus sisse mitmed olulised muutused liturgias, ristimärgi tegemise korras, ka ikoonikunstis. Ja need, kes ei nõustunud seda senist nii-öelda tava ja senist liturgiakorda käest andma, soovisid seda hoida, neid hakati nimetama pilkavalt kas vanausulisteks või lahkuusulisteks. Ja et neid oli üksjagu palju, siis hakati neid ka taga kiusama ja seetõttu hakkasid vanausulised Venemaa impeeriumist põgenema või asuma ümber impeeriumi hõredalt asustatud äärealadele. Ka Eestisse jõuavad vanausulised juba 17. sajandi lõpul. Suurem osa neist jõuab Eestisse siiski 18. sajandil ehk pärast seda, kui Eesti ja Liivimaa põhjasõja tulemusena liidetakse Vene impeeriumi koosseisu. Vanausulised omakorda jagunevad erinevateks rühmitusteks. Kõigepealt on popovetsid ja bespopovetsid ehk siis preestritega vanausulised ehk popovetsid, kus sakramentide jagamiseks on vaja ühitsetud vaimulikke. Ja teiseks siis bespopovetsid ehk preestriteta vanausulised, kes keelduvad uusi õigeusu, keeldusid ajalooliselt juba ja keelduvad praegugi uusi õigeusu vaimulikke aktsepteerimast ja pidasid õigeks jätkata ilma hierarhiata. Loobusid nad ka siis kõikidest sakramentidest peale ristimise ja pihi ja neid sakramente võisid toimetada ka ilmikud, sealhulgas ka naised. Vaatamata sellele, et vanausulised kogesid tagakiusu, 19. sajandil anti ametlik tunnustus keisri poolt ka nõndanimetatud ühisusulistele. Need on see on siis katseks ühendada vanausulisi ja õigeusklikke, et meelitada
vanausulised õigeusu kirikusse tagasi, lubades neil siis järgida oma senist liturgiat, aga võttes neilt kinnituse, et nad kuuluvad siiski õigeusu kirikusse. Ka see tegelikult lõpuks vanausulise õigeusu kirikusse ei toonud. Nii et kõik need erinevad viisid osutusid vanausuliste tasalülitamisel kasutuks ja vanausuliste kogukond püsis. Püsis nii, et 1897. aastal toonase rahvaloenduse järgi, mis oli esimene üle venemaaline rahvaloendus, oli Eestis 6700 vanausulist. Pärast 1905. aasta revolutsiooni viimaks ka nende vastased piirangud leevenesid ja 1906. aastal võeti vastu seadus, mis määras kindlaks vanausuliste koguduste asutamise korra ja andis siis võimaluse juba ka vanausulistel end ametlikult registreerida. 1920. 30. aastatel me näeme, et vanausuliste arv hakkab juba langema. Neid on pealt 5000. Nende kogukond hoiab omaette. 30. aastatel on ka teatavat vastuseisu, sest Eesti riigis võeti ka usuliste pühade tähistamisel kasutusele uus kalender. Nemad aga soovisid truuks jääda Julianuse kalendrile, vanale kalendrile. Toona oli vanausuliste koguduste liidus 12 kogudust. Siin näete te Varnjas asuvat palvemaja, nii et ikonostaas on sealgi suures au sees ja tegelikult 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi algul paistsid just nimelt vanausulised silma ikoonimaalijatena. Gavril Frolov on üks tuntumaid ikoonimeistreid Baltimaades üldse toonasest ajast, kes pani aluse ka oma ikoonikirjutajate koolkonnale. Ühe erinevusena tõesti, mis veel väärib esiletoomist, on siis vanausuliste tavade seas see kahesõrmelise ristimärgi tegemine kolmesõrmelise asemel, mida peeti ladinlikuks kombeks, ka muud liturgilised eripärad. Ja see kogukond oli omaette hoidev ja see tähendas seda, et ka kõiksugu segunemistele vaadati viltu. See ei tähendanud seda, et näiteks suhtumine luterlastesse oleks olnud kuidagi halb, sugugi mitte. Aga seguneda siiski ei soovitud. Nii näiteks lausa kuni 1960. aastateni hoiti kinni keelust abielluda teiseusulistega. 1960. aastatel see kogukond hakkab veelgi vähenema, nii et 1990. aastate alguseks Eesti iseseisvuse taastamise ajaks on kogukonnas umbes 1000 palvemajades käivat vanausulist. Tavadest võib-olla veel nii palju, et siiani kasutatakse tavaliselt erinõusid teiseusuliste ja enda jaoks ja ka külaliste ja enda jaoks. See tava on jäänud, aga mitmed tavad, tõesti näiteks alkoholi tarbimine ja suitsetamise keeld, mis kuni nõukogude ajani püsisid, siis nõukogude ajal tasapisi hakkasid kaduma. Praegu viivad läbi tavaliselt jumalateenistusi vanemad naised, on tõsi ka üksikuid nastavnikuid ehk siis meessoost pühitsetud vaimulikke, aga reeglina on see kogukond tõesti naiste kanda. Praegusel hetkel on kogudused eeskätt Peipsi järve äärsetes külades, aga ka Tallinnas ja Tartus ja 1995. aastal registreeriti Eesti Vanausuliste Koguduste Liit. See on siis nii-öelda katusorganisatsioon. Seal on praegu 9 kogudust. Valdav osa neist on pomoorid, üks kogudus ka fedoseevlasi ja ka liidust väljapoole jääb üks fedoseevlaste kogudus. 2011. aasta rahvaloenduse alusel on Eestis 2605 inimest, kes peavad ennast ise vanausulisteks.
Siit edasi lähme aga Jehoova tunnistajate koguduste liidu juurde Eestis. Jehoova tunnistajad Eestis alustasid tegevust 1920. aastatel, kui siis Jehoova tunnistajad ehk Vahitorni piibli ja traktaatide seltsi töötegijad, neist esimesed olid Martin ja Hugo Kose, Eestis tegutsema asusid. Need kaks meest, vennad olid käinud Ameerika Ühendriikides ja alustasid siis Eestisse naasmise järel siin tagasihoidlikku missioonitööd. Martin Kosel muuseas oli Ameerika Ühendriikides viibides õnnestunud kohtuda ka Vahitorni seltsi juhi Joseph Franklin Rutherfordiga, kes oli võtnud liikumise juhtimise üle selle rajajalt Charles Stage Russellilt selle surma järel. Russell oli mees, kes hakkas 1870. aastatel intensiivse piibli uurimise tulemusena õpetama Kristuse taastulekut ja rajas 1884. aastal organisatsiooni, mis rohkem kui 10 aastat hiljem, 1896. aastal võttis endale nimeks Vahitorni piibli ja traktaadi selts. Selle peakorter asus Pittsburghis, Pennsylvanias ja Ameerika Ühendriigid on jäänud selle uskonna keskuseks tegelikult praeguseni. Tähelepanu tuleb pöörata ka selle uskonna õpetuslikele tõekspidamistele. Nimelt Jehoova tunnistajate õpetuse kohaselt elatakse praegu maailma lõpuajastul ja nende õpetuse põhirõhk on saabuval Jumala kuningriigil. Märkimist väärivad ka mitmed tavad, mis neil on. Kõigepealt see, et nad ei tähista jõulusid ega ka ülestõusmispühi. Nad ütlevad Jeesuse olevat küll Jumala poja, aga mitte Jumala enda. See tähendab, et eitatakse õpetust kolmainsusest ja nad ei osale ka uskkondade vahelises koostöös ega tunnista vaimulikkonda. Mis on veel nende eripära on see, et kategooriliselt on keelatud vere söömine ja seetõttu ka vereülekanded, kuna piiblile toetudes usutakse, et veres asub inimese hing. Seetõttu nende eriliste normide tõttu on neil ka tekkinud erinevates riikides probleeme, sellised nii-öelda usuvabadusega seotud küsimused. Mõnel pool, näiteks Vene Föderatsioonis, on nad lausa liigitatud ekstremistideks ja nende tegevus üldse keelatud. Eestis on leitud nendele kommetele ka lahendused, näiteks noormehed, kes ei soovi kaitseväeteenistust läbida, saavad valida asendusteenistuse ja samuti on leitud lahendus siis vereülekannetele verevaba meditsiini näol, mis on reguleeritud ka Eesti seadusandluses. Jehoova tunnistajad pälvisid Eesti ühiskonnas päris palju tähelepanu 1990. aastatel, kui ka Eestis oli mitmel pool kõneks usuvabadust puudutavad küsimused, aga positiivselt 2014. aastal, kui ilmus nende piiblitõlge, mis pälvis muuhulgas ka piiblitõlkijate poolt heakskiidu sellise ladusa ja kaasaegse keele kasutamise poolest. Kui vaadata veel natuke ajalukku, siis 1930. aastatel hakatakse juba nende tegevust piirama. Nad võib öelda, et keelustatakse juba Eesti omariikluse ajal. Muidugi nõukogude ajal need piirangud veelgi süvenevad ja nad lähevad täiesti põranda alla, kuni siis selleni välja, et 1960. aastatel peetakse ka avalikke kohtuistungeid armeeteenistusest keeldunud Jehoova tunnistajate üle. Sellele vaatamata nad arendavad oma missioonitööd, teevad seda näiteks 1960. aastate lõpus, 70. aastatel ilmselt ühe eriskummalisema võrgustiku kaudu. 1960. aastatel töötas Põlva rajooni tuletõrjes korstnapühkijate ja pottseppadena 16 Jehoova tunnistajat. Ja seda kaudu tehti siis ka oma missioonitööd.
Tõsi, sellele võrgustikule sai Nõukogude julgeolek, repressiivorganid jälile ja muidugi lülitati see siis ka peagi tasa. Aga 1920. aastatel töö jätkus ja 80. aastate lõpul tuldi muidugi põrandalt välja. 1991. aastal rajati esimesed kogudused ja 1994. aastal moodustati Jehoova tunnistajate koguduste liit. Siit lähme edasi nelipühi liikumise juurde. Eestis nelipühi liikumine, mis usub Kristuse peatset taastulekut, 1000-aastast rahuriiki ja apostlite moel pühavaimu tööst osasaamist ja selle mõjul ka keeltes rääkimist ja usuliste nägemuste kogemist. Nelipühilus rõhutab ka inimeste uuesti sünd ja pöördumist Kristuse poole. Ta on selline äratusliikumine, mis rõhutab ka emotsionaalset ja mis elab ka sellist emotsionaalset usuelu. Eestisse jõuab nelipühilus tegelikult juba 20. sajandi algul selliste väikeste kogukondadena üksikute missioonitöö tegijate kaudu ja jääbki väikese arvuliseks kuni Eesti omariikluseni. 1920. aastatel saabuvad Eestisse aga Rootsi nelipühi missionärid ja toovad siia juba siis suurema usulise ärkamise. Missioonitööd tehti Lääne-Eestis, seal kus tegelikult oli juba ju 19. sajandi lõpul olnud selline vastuvõtlik keskkond vabakogudustele. Ja seal siis Riguldi rannal 1923. aasta mais toimusid esimesed nelipühi ristimised. Kogudused tegutsesid esialgu 1920. aastatel iseseisvatena nii-öelda vaimses osaduses ja vormiliselt siis omaette. Esimese eestlaste nelipühi kogudusena asutati 1925. aastal Hiiumaal Kärdla vaba evangeeliumi kogudus ja liikumise keskuseks kujunes 1926. aastal Tallinnas asutatud Eelimi kogudus. 1930. aastatel ka neile seati teatud piirangud ja nad liitusid tegevuse lõpetamise vältimiseks evangeeliumi kristlastega. See oli alles esimene liitumine, sellepärast et 1945. aastal koondati nad Eesti evangeeliumi kristlaste baptistide liitu ja osa nelipühilastest koondusid metodistide juurde. Ja sellisena nõukogude ajal teistesse uskondadesse inkorporeerituna nad tegutsesidki, kuni siis 1920. aastatel kõigepealt tekkisid üksikud kogudused ja 1980. aastate lõpul jõudsid Eestisse väliseestlastest pastorid Märt Vähi, Allan Laur ja Harri Leesment. Ja see kolmik, karismaatilised nelipühi pastorid, tõid siis tagasi Eestisse sellise esimese iseseisvusaja karismaatilise nelipühi traditsiooni. 1990. aastate algul oli selle tõttu tunda siin sellel usumaastikul ka lausa sellist konkurentsi ja väikest hõõrumist. 1991. aastal sooviti ennast esialgu registreerida Eesti kristliku kirikuna, aga sellele seisid teised Eesti usulised ühendused vastu. Nii et seejärel registreeriti siis ennast Eesti kristliku nelipühi kirikuna. See kirik siiski 1990. aastate keskpaigaks juba oli leidnud Eesti usuelus oma koha. Ta võeti vastu ka Eesti Kirikute Nõukogu kõigepealt vaatleja liikmeks ja 1997. aastal ka nõukogu täisliikmeks. Siiani tegutseb selle kristliku nelipühi kiriku kõrval siiski ka üksikuid nelipühi kogudusi, mis on iseseisvad ja esindavad samamoodi nad siis sellist karismaatilist kristlust. Nelipühi kirik paistab silma aktiivse sotsiaal- ja rehabilitatsiooni töö kaudu. Nad on aktiivselt hõlmatud nii kaplanaadi töösse, vangla kaplanaadi töösse,
aga juba siis 1990. aastatest ka rehabilitatsioonitöösse. Aastatuhande vahetuse paiku loodi Harjumaal nelipüülaste eestvedamisel Laitses Lootuse küla, mis tegutseb siiamaani mõne sõltuvuse küüsis inimese nii-öelda rehabiliteerimiseks ühiskonda taas tagasi toomises eesmärgil. Kirikul on episkopaalne struktuur, ametis on piiskop Alu Rõunpuu ja kirikus on siis ka 39 pastorit ja 44 diakonit, nii et vaimulikkonna arv on päris suur. Kogudusi on kokku 2021. aasta seisuga 35 ja liikmeid natukene üle 4500. Siin on näha Toompeal asuv endine Toomkooli võimla, mis nüüdsel ajal on Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku keskuseks. Siit lähme aga edasi Eesti Kristliku Vabakoguduste Liidu ehk Elusõna liikumise juurde, mis tekkis 1980. aastatel. 1986. aastal sellise usulise ärkamise tulemusena kasvas ta välja Tallinna metodisti kogudusest, aga sai mõjutusi ka Tallinna oleviste kogudusest toimunud äratusliikumisest ja ka usuvendadelt Rootsis. Ta oli oma liidrite Rein Metsa ja Hubert Jakobsi nägu. Need kaks meest heideti 1986. aastal metodistide ridadest välja ja nii nad siis panidki oma toetajatega aluse uuele Elusõna liikumisele. See on ka selline karismaatiline, äratuslik liikumine. Mis on nende eripäraks veel 1980. aastate lõpul on poliitiline võitlus. Harta 1987 on dokument, mille nad siis koostasid, milles avaldati ühe nõudmisena õigus Nõukogude Liidu kodakondsusest loobuda ja ka riigist emigreeruda. Ja 1988. aasta kevadel Elusõna liidrid Jakobs ja Mets saadetigi Eestist välja. See oli toona selliseks Nõukogude võimu mehhanismiks, kuidas siis teisiti võitlejatest vabaks saada. Aga see ei tähendanud nüüd sugugi seda, et see liikumine oleks lakanud eksisteerimast. Jätkati oma tegevust ja 1994. aastal registreeriti end Eesti Kristlike Vabakoguduste Liiduna. See liit andis 2001. aastani välja ka ajalehte Elusõna leht. Ka seal võeti kord rohkem, kord vähem sõna poliitilistel teemadel. Organiseeriti ka 1990. aastatel abordivastaseid meeleavaldusi. Ja seetõttu ka tekkis selle liikumise aadressil juba 1980. aastate lõpul, 90. algul teravaid reaktsioone. Üritati ka mitmel korral kohalikul tasandil nende tegevust piirata. Tegevus ise aastatuhande vahetuse paiku pisut rauges, aga Eesti Vabakoguduste Liit tegutseb praeguseni Eesti usumaastikul ja on olnud kasvulavaks ka mitmele uuele karismaatilisele grupile. Tartus tegutseb ka Tartu Kristlik Kool, mis on just nimelt siis Elusõna või siis Kristliku Vabakoguduste Liidu all tegutsev kool. Ja siin piltidel te näete siis ka ristimisi ja Elusõna koosolekuid siis 1990. ja 80. lõpuaastatest. Ja viimaks räägime veel väiksematest uskondadest Eesti karismaatilisest episkopaalkirikust, mis on siis ühelt poolt evangelikaalne, aga teisalt siis anglikaani ehk siis Briti Inglise kiriku ja Briti usulise traditsiooni taustaga uskond, millel on Eestis 3 kogudust ja liikmeid natukene alla 500. Selle kiriku tõi Eestisse endine metodisti pastor Heigo Ritsbek. See registreeriti Eestis
1996. aastal ja võeti ta siis ka Eesti Kirikute Nõukogusse, mille liikmeskonda ta kuulub praeguseni. Karismaatiline episkopaalkirik kasutab Anglikaani kiriku palveraamatut The Book of Common Prayer ja rõhutab seejuures siis ka vaimuliku ameti apostlikku suktsetsiooni, nii et tähtsustab nii nagu Anglikaani kiriki apostlikku järjepidevust, vaimuliku ameti järjepidevust Kristuseni välja. Teise väikese osaduskonnana väärib esile toomist Eesti karismaatiline osaduskirik ja tema kõrval kolmandana ka uus apostlik kirik Eestis. Karismaatiline osaduskirik on endise Luteri vaimuliku Georg Lillemäe initsiatiivil ellu kutsutud kirik, mis tegutseb tegelikult üle kogu maailma. Ja osaduskiriku juhiks on seesama Georg Lillemäe ehk siis Benjamin Lillemäe kiriku patriarhiks ja keskuseks on sel kirikul Põlva Püha Peetri kogudus, kus ka siis Georg Lillemäe ise tegutseb. Ka see kirik on ühelt poolt selline liturgiline oma jumalateenistuse laadi ja sakramentaalsuse poolest, aga teiselt poolt karismaatilise, sellise äratusliku, emotsionaalse usukäsitluse esindaja. Koguduste teenistustel lauldakse sageli ja seda teeb üsna innukalt ka patriarh Benjamin Lillemäe ise. Uusapostlik kirik Eestis kuulub laiemasse uusapostliku kiriku võrgustikku, mille juured ulatuvad 19. sajandisse, kui siis 1860. aastatel Saksamaal katoliku kirikust eraldumise teel selline uskond tekkis, mis peab ennast varajase kiriku töö jätkajaks ja kutsub siis ametisse apostleid seda tööd jätkama. Siit tuleb siis ka see kiriku nimi, keda nähakse siis 12 apostli järglastena. Ja see kirik jõudis 1990. aastatel ka Eestisse ja oli siin esialgu väga innukas ka uute kirikute ehitamisel. Kerkisid mitmed väljapaistvad pühakojad. Praeguseks on kiriku koguduste võrgustik aga vähenenud. Valdav osa kirikutestki on omanikku vahetanud ja kirikute liikmeskond on kahanenud väga tagasihoidlikuks, aga kirikul on siiski veel mitmed kogudused mitmes linnas. Siin ka pildid nende eelnevate uskondade kohta. Paremal oleval slaidil näete te siis üleval Paide ja all Tartu uusapostlikku kirikut. Neist alumises tegutseb praegusel hetkel Eesti Evangeeliumi kristlaste ja baptistide kogudus. Nii et see kirik enam uusapostlikule kirikule ei kuulu. Vasakul pildil näete te siis karismaatilise osaduskiriku patriarhi Benjamin Lillemäed ja üleval Heigo Ritsbecki, kes on Eestisse silma paistnud nii mõnegi teise kiriku ellukutsujana ja sellega seoses tasubki rääkida anglokatoliku kirikust, sest just anglokatoliku kirik on kirik, mille samuti Heigo Ritsbeck on ellu kutsunud, tegutseb Eestis alates 2016. aastast. Ja Heigo Ritsbeck ise on ka selle kiriku patriarh ehk kiriku juht. Usulikumine ise ütleb, et tema andmete kohaselt tegutseb kirik lausa 21 riigis ja tal on üle 21 000 liikme. Samamoodi nii-öelda keskusega Eestis tegutseb täisevangeelsete Euroopa Koguduste Liit, mille koosseisu kuulub Eesti täisevangeelne kirik. Neid mõlemaid juhib Oleg Pronin ja see koondab Eestis peaasjalikult vene keelt kõnelevat elanikkonda ja kogudused asuvadki ka peaasjalikult just Virumaal. Seegi kogudus on sellist
karismaatilist ja emotsionaalset usuelu praktiseeriv. See oli lühikene ülevaade Eesti väiksematest kristlikest usukogukondadest. Aitäh kuulamast ja vaatamast!